Aitäh, Kuldar. Mis siin veel öelda on? Ma tõstan selle kõnetooli pisut kõrgemale. Vanemaks lähed, lähemal asjad peavad olema. Niimoodi, okei. Niimoodi. Ja mõnikord võtad prillid ära, näed parem, mõnikord paned prillid peale, näed parem. Nii et vaata, kuidas asi läheb siin. Ma tahan muidugi öelda aitäh, pisut vaadata teid, te olete nii ilusad. Tänu Jumala. Mina muidugi olin siin võib-olla ennem, kui keegi teine oli, peale Kuldarit. Kui me hakkasime siin ja kui me rajasime neid kogudusi ja kui me tegime seda tööd, mitu aastat tagasi see on nüüd? 32, jah. 33, jah. Ja seda muidugi mul on hea meel, et abikaasa on minuga kaasas. Tema on minuga olnud, saab 56 aastat, nii et ja Tani, teda ma olen tundnud 55 aastat. Nii et ma mäletan, et tema oli see esimene Eesti noortest, keda ma kohtasin. Kui ma tulin Eestisse esimest korda, tõin need esimesed piiblid siia ja muidugi siis see teekond on väga pikk olnud ja nüüd Tani on hoopis jälle, kuidas minu kõrval kõike seda tegemas, mis on Lootuse külas. Täisajaline vabatahtlik. Ja muidugi me oleme ammu pensioneerid ja vanad mehed. Aga ma ütlen, Tani, kui sa ei teeks seda, mis sa teeks? Mina ei tea, mis ma teeks. Ja oleks kuskil Soomes, käiks mööda kauplusi, aga mis sa ikka teed? Ma mõtlen, mis mina teeks, võib-olla mängiks golfi, taguks ühte väikest palli mööda põldu ja ma mõtlen, et mis kasu on sellest ja mis kasu on sellest. Aga koos teenida Jumalat. Nii kaua, kui Jumal annab meile jõudu ja seda, mitte tahe on alati seal, aga vaata, et keha peab vastu. Ja see on mõlemalt meil Jumal andnud, kinkinud ja paneme hooga edasi. Ja muidugi ma tahan öelda ka seda, et aitäh teile kui kogudus, et te lubasite Kuldarit Kanadasse tulla. Ja Mirjam, et sa olid nii vahva, et lubasid ka seda. Mitte ainult lubasid, aga nagu töötasite kõik kaasas sellega. See võttis tegemist ja ohverdamist ja enese nagu asjade kõrvale panemist. Nii et aitäh, Kuldar, nad tervitavad sind sealt Kanadas, seal on 18 meest nüüd selle programmis. Ja muidugi sa ei nimetanud ühe asja täna hommiku, mis põnevusega, sinu üks tipp kogemus oli olla Kuubas. Ja Kuldar sobib ükski kõikus. Oli seal suure külma sees, lumi möllas ja ma vaatasin, tal oli see lumepuhu ja lumi käis vastu silma. Ükski kõik. Kuldar oli seda valmis tegema ja seal siis korjasime kivi põldude pealt sealt Kuubas koos. Nii et tubli mees, tubli mulk. Ja see oli väga põnev. Muidugi Kuubas tervitavad sind ka ja muidugi nende elu seal, nagu sa ise said teada ja kogesid ja nägid ja elasid kaasa, oli see, et ega elu kerge seal ei ole. Ja muidugi me mõtleme, ja siin on väga raske ja raske, aga kõik on oleneb asjast. Ja Kuubas nad teenivad umbes 25 euro kuus ja üks muna maksab 1 euro.
nii et sa saad oma 25 kuupalga, 25 muna, vaata, et näiteks munakarvi, see kuupäevas oleks juba, saaks selle maha müüa juba oma 15 euro eest või 12 euro eest. Ma tead, see oleks hea koht sünnipäeva pidada. ma olen palju koguduses käinud, aga ma ei ole üks asja näinud, igaüks toob ja ma tean täpselt, kust tulla oma sünnipäevaks. Siin on ainult üks kink, siin on nii palju, kui inimesi on. Nii et väga tore. Ja muidugi ma väga hindan Kullerit ja tema nagu, kuidas ütlen, toetust ja koostööd ja väga palju üle nende aastate sa oled tubli olnud koos oma abikaasaga, oma perega ja ma võiks väga palju head rääkida edasi. Sa oled avatud, sa oled valmis õppima, sa alati oled uudishimulik, alati abivalmis ja kõik niisugused head omadused, mis on väga hea teie pastori puhul. Ja ma tahan lihtsalt, tead, ühest asjast täna kõneleda ja see on valgus. Valgus ja me kuulsime sellest juba mitu korda, me nimetasime seda valgust siin, aga valgus on Vanas Testamendis üksinda nimetatud 189 korda ja Uues Testamendis 87 korda on see sõna valgus. Ja käib kokku, kui sa paned need kokku, 276 korda on valgus nimetatud Piiblisse. Ja sa pead selle mulle ilusti nina ette. Okay, väga hea. Ja õieti praegu, mis nagu segab mind kõige rohkem, ma olin Kanadas, me oleme rajanud ühe Lootuse küla. See viimase 2,5 aastat me oleme rajanud, ütleme, 3 Lootuse küla. Ja veel üks teine on raja Misel, väga alguses, väga algus. Ja ma olen seal, me olime Kuubas ja siis oleme siin. Tead, me teadsime väga palju pimedas, kui vool läks iga päev välja. Tead, mõnikord hommikul, mõnikord öösel ja me nagu sättasime oma päeva ja meie interneti kasutamist selle ajaga, millal vool on olemas ja millal ta on väljas. Ja mõnikord tuli ootamata, oli täitsa väljas. Nii et kuidagi Eestis on see, meil on praegu, mitte juuni 20 või detsember 21 on see kõige pimedam päev. Ja ma tulin Kanadast tagasi, aga seal ei läinud nii kiiresti pimedaks. Seal oli vähemalt, on pisut teistsugune ilm, seal on lund, seal on külm, aga seal võib päevade viisi võib seda päikest paista ja siis see sätendab lume peal ja väga valge, kõik on väga valge, väga ilus. Aga kuidagi Eestis on nii pilvine, eriti talveajal on pilvine ja paistab veel pimedam ja kui ma tulin seekord tagasi Eestisse, tuli pisut harjuda, tead, kell 3 hakkab juba pimedaks minema. Ja ma vaatan, et päike tõuseb, Kanadas oli päike juba ammu üleval, niimoodi kell 8, siin hakkas alles valgeks saama. Nii et üks väga kuidagi üks pime aeg. Ja muidugi sellepärast on tore, et meil on küünlad põlemas ja valgust meie nagu tekitame ise. Aga õieti piiblis alguses, kui maailm loodi, piibel ütleb niimoodi, esimese Moosese raamat, esimene peatükk juba ütles, alguses lõi Jumal taeva ja maa oli tühi.
see ei ole ilus sõna. Asi oli tühi. Siin ei olnud midagi. Oli paljas ja pimedus oli sügavuse peal. Ja ma üldse mõtlen selle peale. Ta oli tühi, ta oli paljas ja ta oli pime. Kas oli ka sattunud ajad, mis sinu oma elus tundub nagu asi on tühi. Asi on paljas. Seisan pimeduses. Ja see ei ole ilus. See ei ole hea seda tunda. Kuidas sa tundsid, kui sa olid tühi? Kuidas sa tundsid, kui sa olid kuidagi viisi paljas? Kuidas sa tundsid, kui sa olid pimeduses? Mu vanem õde kiusas mind. Ja võib-olla kõik vanemad õed teavad seda, ma ei tea. Aga mina olin temast noorem ja siis ja üks kohutav asi, mis tema tegi, oli me kasvame talus ülesse ja tema, kui tegime tööd laudas, me olime talu inimesed, tema kargas lauda uksest välja keset talvet pimedas ja keeras tuled ära ja pani minna ukse taha kinni. Ja mina lihtsalt täitsa pimedases ja tead, karjusin nagu hulla. Ja ma kartsin pimedust päris kaua aega pärast seda. Aga täna ma ei karda seda enam. Aga see oli küll üks kohutav moment ja ta keeras tuled ära, kargas välja, pani haagi kinni ja mina olin seal ukse taga. Ja siis ta jooksis minema ja mina karjusin seal ukse taga ja ta naeras. Lapsed on lapsed. Aga ma ei ole talle tasa teinud. Aga mis Piibel ütleb siin, et maa oli tühi, oli paljas ja pime. Ja oli sügavuse peal. Ja tead, mis mul meeldib siin? Halleluja, tänu Jumala. Jumala vaim hõljus vete kohal. Jumala vaim. Tead, mis on meie elu muutunud ja Kulder, sa nimetasid seda täna hommikul siin, et kui Jumala vaim tuli mu ellu, ma hakkasin nägema asju teistmoodi. Kui Jumala vaim tuli mu ellu, ma hakkasin aru saama asju teistmoodi. Ja siin Piibel ütleb, see on teine salm Piiblis. Piibel hakkab kohe sellega pihta. Oli pimedus, oli paljas, oli tühi ja siis järgmine salm ütleb, ja Jumala vaim. Halleluja. Tänu Jumala, Jumala vaim. Ja Piiblis on väga palju sellest, kui Jumala vaim ei ole ainult midagi kuskil kaugel pilve taga, aga Jumala vaim on elu. Ta on valguse. Kui 4 pühipäeval inimesed said püha vaimuga ristitud, olid tuleleegid nende peade peal. See oli valguse. Ja tänu Jumala. Kui ma täna võõrte keeles räägin, siis ärge pange pahaks, sellepärast, et Piibel ütleb niimoodi, ma olen 70 aastat, horabakandela laboshakanda, robokunna mehelebakutikamaya. Nüüd, see on võõrte keeles. Aga mina olen 70 aastat võõrte keeles rääkinud. Ma olin pisikene poiss, kui sain püha vaimuga ristitud. Ja muidugi, kui sa räägid võõrte keeles, see mõistus ei võta midagi, te ei saanud midagi aru. Ja, aga kui ma nüüd räägiks teile võõrte keeles, ma võiks seda tõlkida ka. Ja võib-olla selle teenistuse ajal ma teen seda. Aga peamiselt, kui ma räägin võõrte keeles, see on midagi vaimus toimub. Üleloomulikult, sest mõistus ei saa ja korintlastele, kui ma ei hakka tundi võõrte keele rääkimise tundi tegema praegu, aga lihtsalt võtke selle vastu. Piibel ütleb, et kui sa räägid võõrte keeles, sa saad üles ehitatud, sa ehitad ennast ülesse. Muidugi ma võin profeteerida ka,
ja profeteerimine kas annab sulle infot, aga see tuleb ka vaimu kaudu, aga see on sinu arusaamiseks. Sest mis kasu on, kui ma seisan siin tund aega, räägin võõrkeeles. Ma tean, mis kasu see mul oleks. See oleks niimoodi, et see ehitaks mind ülesse. Ja huvitav, kui nad sai püha vaimuga ristid, kui see tuleleegid, kuidagi Jumala vaim on seotud valgusega. Kui Jumala vaim tuleb kohale, seal on valgust ja kus on valgust, on Jumala vaimu. Ja niimoodi. Nii et ja Piibel ütleb niimoodi ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja Jumal ütles, selle vajanud rohkem midagi, kui Jumal ütles. Ja tead, kui sinu elus on see võib-olla pime aeg, mitte ainult Eestis, niisugune pime aeg praegu, aga tühi, on paljas, on pimedus, aga äkitselt tuleb Jumala vaim. Ja see ei tule kuskil puuladvalt, see ei tule kuskil kirikutornist, see tuleb siin sinu südamesse. Ja sellega, kui see on koos, see tuleb midagi valgust, see ehitab sind üles. Midagi juhtub sellel ajal, kui Jumal ütleb. Ja kui Jumal ütles, saagu valgus, ta ütles, saagu valgus ja valgus, mis ta ütles? Ja valgus sai. Väga lihtsad sõnad. Jumal ütles, saagu valgus ja mis siis? Valgus sai. Ja kui Jumal ütleb midagi sinu elus ja siis midagi juhtub, see ei ole ainult, et see on midagi konkreetset, sa elad midagi läbi ja kui mina räägin võõrte keeles, isegi praegu, siis midagi toimub minus. See ei ole ainult üks info, see ei ole ainult üks keel, aga midagi hakkab voolama. Ja see on püha vaim, mis hakkab voolama. Nii kui sa hakkad võõrte keeles räägima, sa ehitad ennast üles. Mille kaudu, et sa räägid võõrte keeles? Ei, selle kaudu, et see, mis toimub, on üks vaimutöö ja tegevus. Tead, ma võin kõne, ilusa kõne pidada maha, aga ma tahan näidata, kuidas valgus toob kinnitust. Ma ei tea, olete kinnitatud, miks midagi juhtus, tunnetasid seda. Amen. Ja ma kinnitasin midagi, ja see oli julgustus sulle. Nüüd ma võiks terve aja võtta ja terve hommiku seda teha. Ja võib-olla korraldame aja, kus me lihtsalt profeteerime ühe teise üle. Aga mis see on tuua esile Jumala sõna ja Jumal ja vaim. Ja Jumal ütles. Ja ma lihtsalt annan edasi see, mida Jumal ütleb. Ja see toob valgust. See toob kinnitust, see toob julgustust, see kutsub välja ka. See kutsub välja samal ajal. Ja meil on üks suur projekt seal, mille Lootuse külas, kus me töötame seal, et seda multifunktsionaalne ehitust ehitada, selle tead päris kalliks. Aga ma tihti käin sellest mööda ja ma profeteerin sellele. Ma ütlen, maja, tõuse Jeesuse nimel. Tule ellu. Ma mäletan, me ootame, et Jumal kuidagi ühe asja teeks valmis ja me istume niisama kännu otsas, aga Jumal ütleb, et võta need sõnad ja võta need asjad oma kätte ja tegutse. Ja ma mäletan, kaua aega olime seal ja ma nägin, me tahtsime seda multifunktsionaalne ehitus ehitada. Muidugi, meil on teine Kanadas, mis me ehitame ka samal ajal. Algasime ka Soomes pihta, nii et see ei ole nagu oleks mitte midagi teist teha, et oleks tööpuudust. Aga ma käin sealt mööda ja Jumal ütles üks päev, et hakkab majaga pihta, aga ma ütlen, mul pole midagi. Ma ütlen, Jumal ütles, jah, sul on midagi, sul on maad olemas.
tihti me mõtleme, meil ei ole midagi. Jumal ütles, jah, sul on. Ma ütlen, mis mul on? Ta ütles, sul on maa olemas. Ma mõtlen, mis ma selle maaga teen. Ta ütles, hakka pihta. Ma ütlen, mis mul tuleb teha? Ta ütles, pane 4 vaia maa seesse ja tõmba lindi ümber sellele. Ja sul on see maja olemas. Ma mõtlen, et jaa, okei, aga iga jõu panin 4 vaia maa sisse, tõmbasin lindi selle ümber ja kõik küsisid, mis lind see seal on. Ma ütlen, see on mu maja, mida me ehitame. Aga tead, mis juhtus iga kord, kui ma ütlesin, et see on see maja, mida me ehitame, ma kuulutasin midagi välja. Ja täna meil ei ole ainult 4 vaia maa sees, üks lind, meil on vundament olemas. Ja nüüd ma käin nendest mööda ja vundament on olemas, ta on seal kaetud lumega. Aga nüüd ma räägin sama asja, seinad tulge kohale. Seinad tulge kohale. Ja see moment, kui ma ütlen midagi vaimu maailmas juhtub. Valgus hakkab voolama. Eluast tuleb asjale sisse. Ja kui tihti sina oled selle pimedas olukorras ja me nagu anname alla, no mis me siin pole midagi teha. Jäta selle auto tee äärde ja kõnni edasi. Ei ole. Me hakkame midagi rääkima sellest sisse ja see on profeteering. Ja te võite piiblist seda lugeda. Ma ei tee tunde profeteerime võõrkeele rääkimisest, aga ma lihtsalt kasutan seda. Ja need, kes ei saa sellest aru, me teeme, Kuller, sa võid neid õpetada edasi selle asjas. Sa räägid võõrkeeles. See on, miks me oleme 4 pühilased. 4 pühipäeval. Vaim valati välja ja nad hakkasid kõik rääkima võõrkeeles. Muidugi ma võin väga palju sellest rääkida. Mu ema oma surmavoodis hakkas keeles rääkima ja oli seal inimesed, kes oskasid hispaania keelt. Ema rääkis, kiitis Jumalat hispaania keeles. Ja oi, su ema oskab hispaania keelt. Ma ütlen, ta ei oska sõnagi hispaania keelt. Ja ta kiitis Jumalat hispaania keeles. Nii et see on väga, väga reaalne. Ja muidugi, nagu ma ütlen, ma olen seda teinud 70 aastat. Aga iga juhul. Ja vaata, siin selles kohas, esimeses salmis 1, 2, 3, 4, 5 korda esimese 5 salmi piiblas nimetab valgust. Vaata, kui huvitav, kas midagi piibel algab valgusega. Ja kui me loeme seda, siis piibel ütleb, see oli esimene päev. Esimene päev oli täidetud valgusega. Nii et ma tulen selle asja sisse, mis ei olnud olemas, sai olemas, Jumal rääkis ja valgus sai. Ja muidugi siis me lähme edasi piiblis, seal ma oleksin terve päev, kui me rääkisime 276 salmi, kus on valgus nimetatud. Ja siis ta ütleb edasi lauludes 18:26, sest sina süütad mu lambi, issand mu Jumal, valgustab mu pimedust. Nüüd mul oli hea meel tulla siia, teil on 3 küünalt põlemas, teil on paar tuld siin, laev, ma võtsin oma magamastoast ka ühe tule kaasa, samamoodi valgus, aga muidugi see on ilusti patareidega, see saab niimoodi ära keerata või peale panna. Aga mida ma tahan selle valguses seletada, on, et tihti see valgus tuleb sinna, kuhu me lubame seda tulla. Ja kui tihti meil on olukorrad, me tahame olukorda nagu peksta välja või muuta. Ja tihti, kui meil tuleb üks pimedus või raske aeg meie ellu, me tahame seda muuta. Me tahame selle pimedus kuidagi ajada välja. Ja kuidas kõige parem viis pimedust ajada välja?
tead, sa võtad luua kätte ja ajad selle pimeduse minema. Ei. Sa sõitled seda pimedust. Ei, keegi ütles midagi. Pane tule põlema. Ja alati, kui sa paned tule põlema, pimedus kaob. Pimedus iiagi ei saa võita valguse üle, peamiselt kui valgus on peale keeratud. Kui ma olen kuskil pimedas ruum, ma keeran ja automaatselt valgus domineerib ja pimedus kaob. Ja kui tihti siin maailmas, kus on pimedad olukorrad, sinu elus on pimedaid olukordi ja me tuleme nende asjade sisse. Ma lugesin seda alles hiljuti. Selle ajas, kus Jeesus sündis kuni täna päevani, on 1700 sõda olnud. Selle ajas, kui Jeesus sündis, 1700 sõjaväe ajaloos. Täna, tead, me näeme seda sõda, mis on meile väga lähedal Ukrainas. Ja õieti Ukrainas täna surevad 10 korda rohkem kui Afganistanis surib. Ja me oleme selle Gaza sõjast oleme kuulnud väga palju ja niimoodi, aga täna 3 korda nii palju inimesed surevad täna Ukrainas kui Gazas. Ja me näeme Gazast väga palju. Nägime, kui suur hävitus seal oli ja kõik sõda käis. Aga Ukrainas täna 3 korda nii palju inimesed surevad. Ma käisin Ukrainas alles paar kuud tagasi ja kohutav. Käisin külas, kus 100 inimest vanasti elasid ja täna ainult 25 inimest elavad. Majad on pilpad ja nad ütlevad, kui need Vene väed tõmbasid tagasi sealt Alevist, kus ma olin, tead, veri jooksis tänavatel, tankid sõitsid lehmadest, seadest ja inimeste laipadest üle. Ja kui näha kõiki neid noori ja siis ma mõtlen, et Jumal, mis me vajame siin? Et sellest lahti saada, et kuidagi see valgus. Kui inimesed on ometi, ükskõik, kas see on Putin või kas see on Donald Trump või sina või mina, kui me lihtsalt elaks Jeesuse sõnade kaudu. Ma ei räägi sügavat teoloogiat, ma ei räägi keerulist asja, lihtsalt võta piiblast. Jeesuse sõnad, mitte midagi teist, Jeesuse sõnad. Ja kui me elaksime, kui maailm võtaks Jeesuse sõnad ja võtaks need enda kätte ja elaks nende kaudu, sest Jeesus sündis maailma, vaata Simeon, kes võttis Jeesuse lapsena templis vastu, mis ta ütles? Ta ütles, issand, nüüd sa lasen oma sülase lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, nüüd kuule seda, millest sa oled valmistanud kõige rahvaste silmi ees, valgust, mis on ilmutuseks paganatele. Ja selle tõttu, kui Johannes tuli kuulutama, Johannes 1:1, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumalal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu on elu ja elu oli inimeste valgus. Ta oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
las ma loen edasi, 6. salm, oli Jumala läkitatud mees, nimetati Johannes, see pidi tunnistama valgusest, et kõik hakkaksime tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, Johannes, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Nii et siin tuli see Messia, kes Simeon võttis kätte ja sai aru, et see on paganate valgus. See on nendele üks valgus. Ja siis Johannes tuli ja kuulutas seda valgust. Ja siis ta ütles, tõeline valgus, mis valgustab iga inimest. Pane tähele. Ta valgustab iga inimest. Kuule, kas sa oled hädas ja pimeduses ja vaevas? Ta tuli sind valgustama. Ja seda ta ütles, et mis valgustab iga inimest, oli maailmas tulemas. Ja ta ütles, ja kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla, ja mul meeldib see, saada Jumala lasteks. See ei ole ainult, et me oleme päästetud. Me ütleme, vägev, halleluuja, ma olen päästetud põrgus, ma olen taevasse. Ei ole. See ei ole ainult see, milleks me oleme päästetud, aga me oleme päästetud kuradi käest, tõstetud teise tasa ja meie saame Jumala lasteks. Sündinud ülevalt, sündinud Jumalast. Mis nägu siis ma olen, kui ma olen sündinud Jumalast. Ma olen ikka sama vana nina, vaatan peeglast. Aga see on su liha osa. Aga mis on uuesti sündinud, on see, mis on Jumala näo järgi. Inimene on loodud Jumala näo järele ja paljud ütlevad, mis nägu oli Jumal, kas on kuskil taevas suure habemega? Ei, piibel ütleb, Jumal on vaim. Ja ta lõi inimesi, mitte nagu ahv, selle tõttu, et ahvil ei ole vaimu. Tal on iseloom, tal on keha, aga tal vaimu ei ole. Aga ta võttis inimesed, et kuule, ma loon tema minu näo järele, sest mina panen temasse vaimu. Loomadel ei ole. Ja selle kaudu, kui ta lõi inimesi, ta tõi temasse vaimu ja selle vaimu kaudu me saame Jumala lasteks. Ja see on sinus see osa, mis elab igavesti. Sa oled sündinud, vaata, mis ta ütleb siin, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahest. See, mis sa vaata peeglis, see on sündinud lihast. Ja tihti me mõtleme, et see on see ainukene osa minust, mis on, ei, või liha tahest, ei mehe tahest, vaid Jumalast, ütleme koos, Jumalast. Sündinud Jumalast. Ja see on see valgus, see on see valgus tänu Jumala, mis tuleb meie südamete sisse. Tuleb tema vaimu kaudu. Ja me oleme hoopis teistsugused inimesed. Ikka, muidugi. Kõrvad ja nina ja mina olen mina ja sina oled sina. Aga mis on teist, mis maailm ei oska aru saada ja tead, ma ei tea, kas pooled eestlased üldse ei tea, et neil on vaim olemas. Aga me oleme sündinud Jumalast, Jumala vaimust, uuesti sündinud. See on, millest Johannes rääkis või Johannese raamatus, kus Nikodeemes tuli. Ja Nikodeemes isegi ei saanud sellest aru, et kuidas ma pean uuesti sündinud saama, kas ma pean oma ema ihusse ronima jälle. Ta ikka nägi seda, mis peeglas paistes. Aga siin on palju rohkem, mis ei ole peeglis näha. Ja see on, ja siis Jeesus ütles niimoodi, Johannese evangeelium 8:12, mina olen maailma valgus, halleluuja.
kes järgib mind, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. Ja siis ta ütleb niimoodi, kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Ja kui me oleme sündinud temast, Jeesus elab meie südametes, me oleme saanud valguse lasteks, me oleme sündinud valguse lasteks siin südames. Ja see on meie tugevus. Jeesus vastas, et päeval ole 12 tundi. Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgusta. Kui aga keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temast ei ole valgusta. Ja ma ei tea välja, mis olukorda sa astud sisse. Mina ei karda kuradit, mina ei karda olukorda, ma ei karda pimedust. Tea miks? Sest valgus alati võidab üle pimeduse. Valgus on minus, ma olen sündinud temast, ma olen valguse laps. Jeesus Kristus on maailma valgus, ta on minu valgus. Nii et ükskõik mis olukorra sisse ma võin astuda. Ma võin astuda julgesti, sest ma tean, et pimedus kaob. Ma mäletan, kui hobune oli mulle kabjaga vastu näkku. Ma kaotasin selle silma ja see oli päev enne, kui ma läksin Lootsu kõla rajama. Põrgu tuli mulle vastu ja tahtis mind ära hävitada ja muidugi ma olin, mu pealuu oli pragunenud, aju jooksis veel, ma olin suremas. Aga ma mäletan, kui ma olin seal maas, nii selgesti tuli mulle see pilt ette, et huvitav, et täna ma suren. Seda ma ei ootanud, aga täna ma suren. Aga pole viga, nii suur rahu ja valgus täitis minu, kes ma seal lamasin maas ja ma mõtlen, et pole viga, täna ma lähen taevasse. See oli midagi hirmu, midagi kartust, see oli nii tore, see oli nii rahuldav, see oli nii vägev. Ja muidugi siis mul poeg hüüdis, et isa, su silm, ja kui ma tõmbasin ennast istuma, mu silm, see silm ripus siin all, ma nägin seda selle silmaga, ma võin käes alla, tõmbasin selle vastu pead ja jalutasin auto juurde ja muidugi edasi. Olin Tallinna Keskhaiglas ja nad lõikasid selle silma välja, see on proteessilm täna. Mul on siin suur plaat, ma olen kruvidega kõik kokku pandud. Aga siis ma mõtlen, et jumal, see on, tead, see ei olnud õige. Ma läksin Lootuse küla rajama. Ja nüüd ma olin nagu banaan, keegi oli astunud otsa, tead. Lätu, valmis. Peep Neeman tuli mind külastama haiglas, minestas, kukkus ümber. Medõded pidid teda aitama. Aga ma jäin magama ja kui ma jäin magama, mul tuli üks unenägu. Ja need on ka vaimutööd, unenäod, profeteeringud, võõrte keeles rääkimine, need on kõik vaimutöö. Ja siis kui ma labasin seal, jäin magama, keegi andis mulle üks neetud laps. Ütleb, võtad selle lapse kätte ja teed ta vabaks. Ma võtsin lapse sülle ja kui ma võtsin lapse sülle, see pisike laps virutas oma jalaga mulle vastu silma. Sinine välk lõi täpselt nagu kui hobune lõi mulle. Aga ma võtsin lapse kätte ja palvetasin, laps sai vabaks, rahu tuli ja ma ärkasin ülesse. Ja ma mõtlen, et Jumal, see on kindlasti üks unenägu sinult. Et mis see võiks tähendada. Jumal ütles, kui ma kuulen Jumal häält siin südames, tead, see on niisugune, mitte ei tule oma mõteles, kui ma profeteerin, see ei tule oma mõttes, see tuleb siit, voolab, info voolab, siit. Ja Jumal ütles mulle, et see, mis juhtus sinuga, ei olnud üks avarii,
saatan tahtis sind maha lüüa. Aga mina ei lubanud seda, ma panin käe vahele. Muidugi mul mõistus ikka töötab ja ma mõtlen, et kuule Jumal, miks sa ei pannud käe vahele pisut varem? Ja meil on alati üks parem mõte kui see, mis Jumal. Aga Jumal ütleb, minu arm sellest piisab ja oma nõrkuses sa oled tugev. Ja ma tõusin sealt välja, tulin keskhaiglas. Kui ma tulin see päev haiglas välja, ma tulin sinna välisukse juurde ja ma peatasin. Ma nüüd tavaliselt palju juttu ma ei pea saataniga, ma ei usu teda näguni, ta on petja, ta on valetaja. Nii et mul ei ole temaga palju pistmist, arutamist. Aga see päev ma tulin sinna ukse ette ja ütlen, saatan, tead mis, sina tahtsid mind maha lüüa. Ja siin ma olen elus, nüüd hoia alt. Ja ma usun, et saatan on sellest päevast lidunud varmasti iga kord, kui ma olen kuskil lähedal tulen, ta paneb minema, sest ta teab, et valgus võidab pimedus üle. Ja oleks ma isegi surnud see päev, ma oleks taevasse läinud ja ma oleks ikka võitleda. Nii et kas ma oleks, aga siin ma olen. Ja meil nähtavasti Jumalal oli üks ette määratud töö, selle päevast ma läksin edasi ja lõin Lootuse küla koos oma pojaga. Ja see valgus, mis on särand sellest ajast, Jeesus ütles, valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on. Käige selles, mida Jumal on andnud. See, mida Jumal on teinud. Ja Luuka ütleb meile, keegi, kes on süütunud lambi, ei pane selle peidu, aga vaka alla, vaid lambi jalale. Et sisseastujad näeksid valgusta. Nii et kuidagi see valgus hakkab särama meie sees. Ja ma tulen kohe selle piiblikoha juurde, mis kinnitab seda, aga see ei ole ainult, meie oleme saanud valgust, aga sina oled valguse. Inglise keeles on üks ilus väike laul. Ma küsin varem, kas keegi tunneb seda eesti keeles, aga see oli üks lapse põlve laul. This is the light of mine. Minu väike valgus. I'm gonna let it shine. Ma lasen seda valgustada. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ja siis on teine. Don't let Satan head out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan ära lase saatan puhu selle välja. I'm gonna let it shine. This little light of mine. Don't let Satan head out. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. And I'm going to let it shine till Jesus comes. Ma lasen seda olla valgus, kuni Jeesus tuleb. I'm going to let it shine till Jesus comes. I'm going to let it shine till Jesus comes. Let it shine, let it shine, let it shine. Ja, tässä mä toon piiblikoha nyt sellele kaasa. Mis ütleb niimoodi. 1. Korintlastele, 2. Korintlastele 4 ja 6. Vaata. Sest see, kes ütles, pimedus paisku valgus, on Jumal. See on, kunas ma hakkasin peeta. Kes on hakanud särama meie südames. Kus see valgus on? Meie südames. Ütleme koos. Meie südames. Sinu südames.
see hakkab särama. Hakkab särama meie südames, et tekiks tunnetusvalgus Jeesuse Kristuse isikus. See, ma vaatan, et see liiga keeruline ei ole, kes on Jeesuse Kristuse näo kaudu, kes oli Jumala kirkus. Et me võiksime, see Jumala kirkus oli Jeesuses Kristuses ja see valgus oli temas ja nüüd tema on meie südames. Ja see tuleb välja. Ma mäletan, Kanadas ma olin riigikaplan ja see maja spiiker, tal ei sallinud pastoreid. Aga alati oli kutsutud pastor tema kambrisse, enne kui Riigikogu läks istumisele. Ja ma läksin ka ja siis üks päev ma ütlen, kuule, ma kuulsin, et sa ei kannata pastorid, aga sa väga lahkelt võtad mind vastu. Et kui ma segan sind, ära tunne kohustatud mind kutsuda oma kambrisse enne istungit. Ta ütles, jaa, sul on täitsa õige, ma ei salli pastoreid. Aga millegi pärast, kui sina astud uksest sisse, tuleb midagi värsket õhku sellega kaasa. Ja ma mõtlen, tänu Jumalale, ma tean täpselt, mis see on, mida tema tunnetas. Ta tunnetas seda valgust, ta tunnetas elu, ta tunnetas midagi värskelt, mis on Jumala vaim ja Jumala vaimu tegevus. Las ma lõpetan selle täna. Ta ütleb Jeesaja lõpuks, ta ütles Jeesaja kirjas, tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issanda au hiilgus koidab su koha. Ja kui ma seda kõne valmistasin ja kõik, ja ma mõtlen, et meil on väljakutse, meil on suured väljakutsed Lootuse külas. Ja muidugi see kõige suurem ime Lootuse külas ei ole majad ja need inimeste elud, kus valgus tuleb. Sa oled seda näinud, Tani Kuldre, sina oled seda näinud olles seal, kuidas äkitselt see, kes oli narkoman, see, kes oli prostituut, see, kes oli täitsa, ma mõtlen Victoria peale, ta ütles, et ma pole elus, mitte, enne kui ma sündisin, ema andis minu ära. Ta ei sallinud mind, ta ei tahtnud, keegi ei ole elus mind tahtnud. Kas sa võid ette kujutada, mis tunne see on? Ja lõpuks ta on oma elu, ta tahaks oma elu lõpetada, aga see ka ei õnnestunud. Ja lõpuks ta tuleb Lootuse külla ja ma mäletan need sõnad, ta ütles, et see oli esimene kord maailmas ma tundsin armastust. Esimene kord. Ma tulin, mul on nüüd sõbrad, mul on inimesed, kes armastavad, kes hoiavad mind. Ja tead, see on näha, ta oli, mis ta oli, 17 korda kohtu ees, 12 aastat vanglas. Ja see Victoria täna, kui ta tunnistab, ta särab. Seal valgus tuli ta ellu. Ja see on see ime, mis ma näen iga päev Lootuse külas. Ma näen, kus see pimedus, tead inimesed kuidagi tuled lähevad peale. Ma näen inimese silmast, ma näen, kuidas valgus on tulnud tema ellu. Ja nad muutuvad, nende viis, nende käitumine, kõik hakkab muutuma. Miks? Sest valgus on tulnud, pimedus on ära kadunud. Ega lõpuks Jeesaja rääkis selle päevast, kus päike ei ole enam valguseks.
mis juhtub siis? Päeval ega paistab sulle kuu paiste, vaid issand on sulle igaveseks valguseks. Ja see on see taevapäev üks päev. Mõni mõtleb, kus see päike siis on. Päikest ei ole vaja. See, kes on valgus, saab valgustada kõike. Ja su Jumal ja su auhiilgus. Su päike ei lähe enam looja ja su kuu ei kahene, sest issand on sulle igaveseks valguseks. Halleluuja! Sa ei pea midagi lülitama enam peale. Sa ei pea olema pimeduses, sest issand on sinu valgus. Ja issand on sulle igaveseks valguseks ja su leinepäevad on lõppenud. Seal ei ole enam pisarad, seal ei ole millest sa trügid, aga tema on su valguse. Tõuse püsti momendiks ja ma palvetan. Aga sa oled kuulnud kõike seda. Aga mis kasu on, kui ma käin ringi ja ütlen, et mul on üks lamp olemas. Aga kui sa ei võta selle ja sütta peale. Mul on üks lamp olemas. Vaata, mul on ka üks. Ma alati kannan ühte taskulampi. Mul on neid taskulampi ja asju tead igasuguseid. Jah. Aga mis kasu on, kui ma räägin sulle, kui vägev see taskulamp on, kui ilusti ta põleb ja kui see on päris kõva. Aga mis kasu on, kui ma lihtsalt ütlen, et mul on need asjad olemas või ma tean nendest. Ma tean, aga mul on vaja neid kasutada. Mul on vaja panna lülitada peale. Aga las tema lülitab selle sinu elus, aga sa pead selle vastu võtma. Võib-olla sa ei ole iiagi võtnud issandalt vastu. Võib-olla sa ei ole lubanud selle valgust tulla sinu ellu. Ma palvetan praegu ja palve ajal lihtsalt ava oma südame, Jeesus, ma võtan selle valgust vastu. Palvetame koos. Jeesus, siin on inimesed, kes, see on nagu võõras jutt nendele, aga see ei pea olema liiga keeruline, väga lihtne. Täpselt nagu sinu õpetused olid. Sa oled maailma valgus ja see, kes võtab sen vastu, nende elu saab valgustatud. Jeesuse nimel las see valgus tulla sinu ellu. Nüüd oma südames. Võib-olla me võime kõik valjustuse koos öelda. Jeesus, ütleme koos. Jeesus, ma võtan sinu valgust vastu. Ma võtan sind vastu. Ja olen tänulik. Amen.